Tere tulemast tagasi. Nüüd jätkub otseülekanne portaalis Teine ekraan. Reporteris oli just lugu sellest, kuidas ühte pikaajalist suhet värskena hoida. Meil on stuudios täna Mare Bruks, kes on baariterapeut. Tervist! Tere! Ning tema ootab küsimusi ja kindlasti tahaksime väga aktiivset osavõttu just teilt, et teie annaksite nippe, kuidas teie enda suhet värskena hoiate. Mare vastab meelega kõikidele küsimustele, mis teil on. See on väga lihtne. Helistage meile Skype'iga, kasutaja nimi on Teine ekraan või kirjutage kiri meiliaadressile stuudio@teineekraan.ee. Samuti ootame kommentaariumisse. Seega võib-olla alustame sellest üldse, et kuidas me kommenteerime nüüd sõnajalgade lugu, mis just reporteris oli? No väga kaua kestnud suhe ja väga selliseid kuidagi paika pidavaid tõdesi ütlesid nad üksteisele, et nad veedavad palju aega koos, mis on tõesti tohutult oluline paaris ja nad tegid ka, nad tõstsid jalgagi üle põlve koos minu meelest ja ütles siis mees, et kindlasti ei saa muuta teist partnerit, vaid et saab muuta ainult iseennast, et see vastab ka tõele ja tõesti, et iga inimese kõige suurem soov on see, et teda armastatakse, teda hoitakse ja võetakse teda nii, nagu ta on. Sealt oli ka näha, kui armsalt nad teineteist toitsid. Kas on üks nipp, mida siis tuleks teistele edasi öelda, et... Ei oska öelda, kui see nende peretraditsioon on, et see tegelikult kajastab võib-olla seda võimet inimesel vastu võtta, mida tihti üldse ei olegi nii lihtne teha, eks ju, et teine annab sulle seda, mida ta tahab anda ja kas sa võtad vastu või ei võta. Ja mis jutust tuli veel välja on see, et hästi kurb statistika, paljud ja enamus kolmandik abielusid siis laguneb enne 5 aastat. Miks see küll niimoodi on siis? Eks igal lahutajal on kindlalt oma väga veenev ja väga kindel põhjus, eks ju. Ja varem, kui inimesed pidid kohtuniku ees ütlema, siis miks nad lahutavad, siis nad ütlesid tavaliselt, et neil iseloomud ei sobinud või nad kasvasid lahku, eks ju, et see ongi 2 nagu põhilist asja. Aga et tõenäoliselt ongi siis, ma arvan, väga raske olla paari suhtes jääda iseendaks, et mitte ennast kaotada, et see käib üle jõu inimestel. Ja lahutus on üks selline tragöödia tegelikult inimeste elus, et see ei ole lihtne. Inimesed kukuvad sügavasse masendusse, nad lammutavad oma kodusid, nende lapsed jäävad kas siis ühe vanemaga või 2 vahel liikuma ja see jätab jälje kogu nende elule ja ja kasvab põlvkond peale, kes ongi näinud, et lahutus ongi normaalne ja hakkavad samamoodi elama, et tegelikult ühiskond on palju muutunud ja perekonnamudel on palju muutunud, aga siin kannatajaks pooleks on sageli lapsed ja mina baariterapeudina ja ütlen ja usun küll seda, et pikaajaline kooselu on võimalik ja et see on eelis. Seega olge head, helistage meile Skype'iga stuudiosse, kasutaja nimi Teine ekraan või kirjutage meile enda lugu või küsimus aadressile stuudio@teineekraan.ee. Aga lähme nüüd edasi, et meile on juba tulnud esimene küsimus meesterahva poolt. Ja Martin kirjutab meile, mul on selline küsimus. Naine ei taha seksida minuga, andke palun nõu. Äkki tal mingi imesoov, andke nõu. Mis me nüüd peale hakkame temaga? See on tegelikult üks hästi suur küsimus, et mul on olnud selline patsient, enne kui ma hakkasin seksterapeudiks õppima, kes oli arsti vastuvõtul ja tegi ukse lahti ja hakkas välja minema ja üks jalg oli väljas ja teine oli sees, pöörus korra tagasi, ütles, ei tea, kas oleks mingit sellist rohtu, millega saaks seksi tahtma hakata. Ja siis see ongi selline maailma kõige suurem küsimus, et tegelikult paarisuhetes üks partner on alati see, kes soovib rohkem ja teine partner on see, kes soovib vähem. Ja see võib elu puhul ka muutuda.
aga et kui teie puhul on see praegu naine, siis ma võin öelda nippe, kuidas saab naist rohkem seksi tahtma panna. Tuleb temaga rääkida, tuleb temaga käia, nagu vanasti öeldi. Naistega tuleb käia, kinno viia ja rääkida tähtsatest asjadest, et naise tee voodisse naisega käib läbi naise nagu südame ja meele. Räägitakse tähtsatest asjadest ja luuakse selline intiimsus. Ja et selle jaoks tuleb vaeva näha, et seks on elu, see kajastab teie suhet tegelikult see, kuidas seks on. Ja nüüd juba võtame kohe järgmise küsimuse. Tere ja väga rõõmsa näoga tundub, et kirjutatakse. Sooviksin teada, Kaisa kirjutab meile, mis on pikaajalise suhte alus või kuidas ära hoida tülisid ja konflikte. Nii et me ennem küll korraks puudutasime seda teemat, aga võtame siis uuesti. Et ma arvan, et konfliktid on ühe suhte väga tähtis osa ja need paarid, kes konflikte väldivad, need ei ela kaua koos või see näib neile, et nad ei riidle kunagi. Et riiud peaksid nagu olema, aga kuidas siis just riielda, et see on väga tähtis. Et kui riieldakse, et jõutakse mingisugusele lahendusele, et sest et väga sageli riieldakse kogu aeg ühe sama asja üle. Et konfliktid paari suhtes on sageli raha pärast, seksi pärast, laste kasvatamise pärast ja siis nagu mõlema vanemate pärast, kas ema tuleb külla, kas ämm hakkab meie juures. Aga meil on juba, ma segan vahele, me jätkame seda teemat veel, aga meile tuleb esimene Skype'i kõne ja helistab meile, praegu vaatan, kas ta on Hille. Ootame. Tere, Hille! Tere! Nii! Tore, et sa oled esimene julge, kes meile nüüd helistas, et Mare kohe võtab jutujärje üle, hakkab erinevaid küsimusi küsima, aga mina tahaks teada, kui vana sa oled ja kus sa pärit oled? Mina elan Tallinnas ja tegelikult pärit olen hoopiski maalt sellisest väiksest kohast nagu Volga-Jaani ja vanuseks on juba, nagu teate, ei tahagi enam öelda seda numbrit, aga ütleme siis veel niimoodi, et praegu veel 38. Näete, väga hea näete välja, aga minul müts maha teie, et te julgesite esimese julgena siia helistada, aga alustame siis pikaajalise suhte õnnevalemist. Ja kui kaua te olete koos elanud, Hille? Praegu olen siis elanud oma elukaaslasega juba 13 aastat, läheb 14. Kui sa ütlesid elukaaslane, see tähendab, et te ei ole abielus? Ja me ei ole abielus. Selle kohta ütleks ma niimoodi, et sai nalja visatud kunagi, et isa ütles, et käi ära siis abielus. Ma ühe korra juba käisin, et nüüd ma juba olen, mulle piisas ühest abielust. Kui sa praegu paned käe südamele ja kõige ausamalt ütled, kas sa oleksid tahtnud olla abielus selle mehega või tahaksid? Kui tegelikult nüüd päris ausalt rääkida, siis mingi aeg, no eks ikka naisterahva südames käib ikka selline mõte läbi, et tegelikult võiks nagu ikka tannu alla saada küll alati. Aga kuna me mõlemad oleme nagu teisel ringil, ütleme nii, siis see tähendaski seda, et me mõlemad olime abielu kogemuse saanud ja tegelikult ma arvan, et see paber või sõrmus ei määranud tegelikult selle suhte juures eriti midagi. Et ega suhe sellest ei muutu paremaks ega halvemaks, kui ma olen abielus või ma ei ole abielus. Aga siis, kui sa mõtlesid, et sa tahaksid olla abielus siiski, mis see oleks teistmoodi olnud? Mis oleks muutnud teie suhetes? Ma arvan, et võib-olla ta kõige rohkem abielu siiski muudab juriidilist poolt, mis tähendaks seda, et see oleks nagu lihtsam variant. Aga ma mõtlen, et tunnetes ja sellises muus suhtumises või nagu enese tutvustamiseks, et kas minu abikaasa või minu elukaaslane, siis ma arvan, et tegelikult ei ole see vist midagi muutnud. Et endiselt on mul kindlus olemas, endiselt ma olen temaga koos, et ma arvan, et kas nüüd sõrmusega või mitte, ma leian, et selle ei ole vahet minu jaoks. Väga armas kuulda, kas su mees võiks ka sinu kõrvale tulla raskel hetkel? Selles see asi ongi, et selline hetk ei ole minu jaoks üldse raske ja kuna ma teda tegelikult tunnen, siis ma tean, et tema jaoks avalik selline tähelepanu ei ole see, kas ta piilub juba kusagil arvuti taga, äkki sa keerad ekraani niimoodi? Las ta lehvitab käega.
ma ei saa talle kahjuks lehvitada, aga muidugi ma võin seda kutsuda korraks, et ta tuleks ja meile lehvitaks. Ma arvan, et see oleks väga tore, kui ta mingi aeg käib selja tagant läbi ja teeb korra leho. Aga mis on need 3 nippi, mis teie annaksite edasi, et kuidas olla hästi õnnelikud? Hästi lühidalt. Kuidas te hoiate? Raske teha hästi lühidalt kõike nii ruttu öelda, aga ma arvan, et kõige tähtsam on siiski see, et kui miski ei meeldi, siis tuleb esmalt vaadata iseenda sisse, et mitte otsida vigu teises inimeses. Ja selleks, et olla õnnelik ja rõõmus, on vaja leida igast päevas teise inimese juurest või üldse päevast selline väikene tore asi, mida teisele öelda. Eelnevalt küsis Martin meil kirjaga just, et mis on see valem, kuidas siis naine voodisse läheks hea meelega, et kuidas teil sellega lood on? Sa küsid nii intiimseid asju kohe. Küsingi. Nii intiimseid asju. Tähendab, see tegelikult on pikem protsess, ma arvan, et iga naine teab seda, et ei aita sellest, kui 5 minutit natukene siit näppida ja sealt näppida, et kõik oleks okei. See tegelikult tähendab seda, et kui just olla juba hommikul varakult alustatakse näiteks sellise tööle minnes, kui ma lähen näiteks kosemusiga ja antakse mõista, et minust ollakse huvitatud endiselt ka mitte ainult kui köögitoimkonna inimesest, vaid ka kui naisest, siis ma arvan, et ei ole nagu väga raske aru saada teise silmist, mis ta tegelikult mõtleb. Aga kas sa võiksid meiega jagada seda, et pikaajalises suhtes on sellised ühised tegemised ja ühised asjad väga olulised, mis seda suhet liidavad, et millised teie peretraditsioonid on? Jah, kuna me mõlemad tegelikult oleme pärit niimoodi õnnelikul kombel ühest kandist, on meie vanemad pärit, et ei olegi väga palju meil vahemaad meie vanemate kodul, siis me tegelikult käime väga tihti oma vanematel külas. Ja sõidame Tallinnast sinna, tee peal on aega mõelda omaette olla, siis on ikka need peretraditsioonid, sellised sünnipäevad, mida saab tähistatud ja võib-olla selline uuema aja nagu trend on siiski ka see ja mis on tegelikult väga tore, et inimesed teevad koos sporti ja tegelikult meie ka. Nii et ootangi rõõmsalt jälle seda suveaega, kus ma armastan rulluisutada ja abikaasa näete, ma kasutan juba sellist sõna, sest nii pikk on see aeg olnud, elukaasa juhul armastab näiteks rattaga sõita ja et siis me saamegi koos sportida ka. Et ikkagi need sellised erinevate põlvkondade vahelised suhtlused on tegelikult väga head. See on küll hästi tore kuulda, et teil on veel sellised tervislikud ühised asjad, aga et elus ja kooselus on alati nii, et on selliseid rahulikke aegu ja on selliseid niinimetatud kasvuperioode, kus suhe ei tundu nii turvaline, ei tundu nii hea see asi, et ja siis tavaliselt selle käigus suhted natukene muutuvad ja inimesed kasvavad, aga kuidas teil on õnnestunud need ajad üle elada, et kuidas sa ise võiksid nagu öelda, et mis sa oled teinud või mis sind on aidanud? No tegelikult ütleks ma niimoodi, et mis mind kõige rohkem on aidanud, on see ausalt öeldes töö iseenda kallal või iseenda juures. Et tegelikult alguses muidugi algusaastatel ikka tuli sükest armukadedust ja kuigi nüüd tagantjärele ma mõtlen, et issand kui rumal, selleks ei olnud üldse mingit põhjust. Aga no alati tundub, et põhjust on ja kõik selline, et siis muidugi olin emotsionaalsem ja ikka purskasin kõik välja, mis oli. Aga elu on natuke mind ka minu neid nukkiseid lihvinud ja õpetanud siiski seda, et esimese asjana tõesti tuleb vaadata iseenda sisse. Et ei maksa otsida probleeme teises inimeses ja vigu, et kui ma ise tunnistan endale, et jah, ma olengi siukene veidikene emotsionaalne ja tahan asjad ruttu kiiret välja öelda ja ma ei jaksa oodata, et sellest on ka tekkinud tihti probleeme. Aga mis ma nüüd teen, on siis see, et ma võtan tegelikult aja. Ma lihtsalt lasen natukene selle aja voolata, hingan rahulikult sisse välja ja siis tegelikult tunduvad asjad nagu hoopis teistsugused. Ja mis tegelikult kõige rohkem aitab ikkagi see, et kui see esimene torm on nagu üle käinud oma mõtetes ja südames, et siis asjadest lihtsalt rääkida. Rääkida asjad selgeks, öelda, mis mulle haiget tegi, mis mulle rõõmu tegi, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud, et kui partner seda hästi teab, siis oskab ju sellest järgmine kord ennast eemal hoida.
et just nimelt mõlemast emotsioonist nagu tuleks kõneleda, et mitte ainult sellest, kui midagi halvasti on, vaid ka siis, kui hästi on, tuleb öelda. Aga kas sa oskaksid näiteks öelda, kui su mees varjub diivani taha praegu tema eest, et mida tema on teinud, et rasked ajad üle elada või mis on teda aidanud? Jah, ma arvan, et tegelikult siit tulebki välja meie erinevused, et mina olen selline emotsioonide kütkes kogu aeg ja tema on väga rahulik, et see oligi see, mis tegelikult tema juures paelus mind. Et alati peab olema ju, suhe peab olema nagu tasakaalus, et nagu ütleme 2 kaalukaussi ja kui mina olen see emotsioonipundar, siis tema on see väga rahulik, et ta võtab kõik probleemid väga rahulikult, niimoodi mehiselt rahulikult arvestab nendega ja ma arvan, et see ongi olnud see kõige sellisem toredam tema puhul, et ta just nagu ei lähe selle närviga kaasa, mida mina nagu üritan kogu aeg, seda kedata, seda nagu närvi üleval hoida, et räägin, ütlen, et mis sa arvad. Tema rahulikult mõtleme. Väga tore on selliseid emotsionaalselt positiivseid inimesi kuulata, aga et kui teie lähete riidu, kuidas see teil käib ja kuidas see siis lõpeb, et kas te jõuate kokkuleppele, kas teie riiud on nii, et need lihtsalt sumbuvad või suubuvad ja asjad jäävad ikkagi lahendamata? No vot, siin jälle ma pean tunnistama, eks ole, et probleem on ikka minus, et ma olen selline emotsionaalne ja muidugi, kui ikka mingi probleem tekib, siis ikka loomulikult kohe ikka kiirelt kõik prauh välja, mis vaja on, aga... Kas taldrikud ka lendavad vahel? Kuidas? Kas taldrikud ka lendavad vahel? Oi ei, sellist asja mina ei tee. Siis see leitrast jaksab põristada. Aga kui nüüd päris aus olla, aga ma mõtlema hakkan, siis ega me tegelikult ei olegi väga palju vaielnud. Sest et ma ei oska nüüd öelda, kas ma peaks olema õnnelik sellepärast, et mu elukaaslane lihtsalt ongi väga rahulik ja ta ei hakkagi oma arvamust peale suruma ja laseb minul olla õnnelik ja teha seda, mis minu rõõmsaks teeb. Ja ma arvan, et kuna mina teda täna ka siia selle ekraani ette ei tirinud, siis just nimelt sellepärast, et ma tean, et tema seda ei armasta, aga ma arvan, tüli oleks me siis tulnud, kui ma oleks ta siia vägisi vedanud. Et ausalt öeldes, jah, tihti on ka olnud neid kordi, kus need vaidlused lihtsalt sumbuvad, kuna ma ei vitsi enam rohkem jaurata selle teema kallal, siis ta jääbki sinna katki. Aga tegelikult on ikka see, et kui ma natukene oma selle laulu välja olen lasknud ja siis natukene nagu niimoodi ratsionaalselt ja õiglaselt nagu mõtlen, siis ma saan aru jah, et eks ma siis paisutasin natuke liiga üle. Ja siis tuleb vahest minna küll ninamaad ja öelda, et oi sorry, oli minu viga. Tore. No kes teie majas siis peremees on, kelle nimel ajaleht käib? Ajaleht käib ja väga tore, kui nüüd seda niimoodi võetakse, siis on väga hea, siis on ajaleht käib mehe nimel. Aga ütleks veel siia väga palju kiitusega seda, et mulle meeldivad need kaasaegsed mehed, kes ei pea probleemiks seda, et teha ka koduseid töid koos naisega. Ja ausalt öeldes see on nagu väga positiivne, mis mulle hästi meeldib, et mõlemad me käime tööl, mõlemad me ühesugused kohustused ja et ei ole kunagi probleemi, kes peseb nõud või kes ei pese, eks ole. Et see peseb, kes jõuab sinna esimesena. Aga suur tänu, Ille, sulle jagamast oma selliseid kogemusi ja neid olid väga positiivsed ja tervita oma meest meie poolt. Ja jõudu ja järjepidevust meie poolt, eks ju? Aga aitäh sulle, ilusat tehtud. Teile samuti. Nii, ja vahepeal on tulnud meile siia paar kirja. Vaatame, mis meie käest küsitakse. Kirjutab meile Kerli ja kiri on järgmine. Oleme mehega olnud abielus pool aastat, aga juba sellised tülid, et ise ka ei usu. Kas on võimalik kuidagimoodi mehele selgitada, et tema on see, kes peaks raha koju tooma, kui mina olen 2 lapsega kodune või ei anna enam suhet üldse päästa? Väga raske öelda, aga nii nagu eelnevalt juttu oligi, et eks raha on üks teema, mille pärast inimesed satuvad konflikti väga sageli ja olukord, kus raha on vähe, muudab inimeste suhted ka pingeliseks, et tegelikult on see päris raske olukord. Aga teil on tõesti väga lühiaegne suhe olnud. Raske on ju nõu anda kõrvalt, te teate oma nõusid alati kõige paremini ise, aga no mis
peaks rääkima ikka nii, nagu see eelmine helistaja Ille meile ütleski, et tähtsatest asjadest ja mis südamel on, peab rääkima ja kõige olulisem on see, et ei süüdistaks teist inimest, et raha on teie ühine, eks ju, perekonna mure, te peate ühise otsuse tegema, sellise ühise eesmärgi looma, et eesmärk ja ühine selline taotlus ja unistus ongi tegelikult pikaajalise suhte võib-olla üks niisugune nurgakivi, et näha, kuhu poole minna ja et praegu teie perekonnas on see, et millise panuse kumbki teist saaks siis anda selle raha toomisele, eks ju. Mees käib tööl, naine toetab teda kodus, mis on üsna normaalne olukord. Aga mis on üldse teise süüdistamise aluseks? Kas see on see, et ollakse ise ebakindel või millest see teise süüdistamine eelkõige tuleb? Et süüdistamine on väga lihtne tulema, see on selline kõige tavalisem käitumisviis ja see on küll üks koht, mida me teeme valesti. Me näeme teises kõike seda, mida me näha ei tahaks ja me näitame kogu aeg näpuga sina, aga et asi hakkab paremaks minema alles siis, kui ma hakkan vaatama mida mina saan selle suhte jaoks paremini teha, kuidas mina võiksin muutuda, mida mina saaksin anda, et see süüdistamine kahjuks ei vii kuskile, et see nagu konfliktid jäävad õhku, et inimene ei muutu, ta võib teise inimese nagu soovidele vastu tulla, eks ju, kõik tegelikult elus on väga nüansirohke, et väga väikestest asjadest tulevad suured muutused, vahel piisab ainult heast sõnast ja heast tahtest, eks ju, et kui sa hakkad nägema enda osa selles raha toomises perekonda, kuidas mina annan ja mis see minu vajadus siis mehele on, et kui ta koju tuleb, et äkki ta ütleks mulle midagi hästi ja kallistaks mind korraks ja ütleks, et minu töö siin kodus on ka midagi väärt ja et see on väga oluline tervele perekonnale. Nii, ma arvan, et televaatajad said väga palju vajalikku informatsiooni. Taaskord kutsun teid üles meile stuudiosse Skype'iga helistama, kasutaja nimi Teine Ekraan või siis kirjutage meile kiri aadressile stuudio@teineekraan.ee ning alati kommentaariumisse on oodatud, aga võtame ette järgmise kirja ja meile on kirjutanud Kätlin. Totaalne pööre on nüüd. Tere, selline küsimus, et kas grupiseks pigem värskendab suhet või hävitab? Ilusat õhtut, soovib Kätlin. No tere, Kätlin. Ma arvan, seksis on nii selline reegel, et kui kõikidele meeldib, olgu siis osavõtjaid üks või rohkem, eks, siis on juba kõik hästi. Et see ei olla nii ega naa, et grupiseks tõenäoliselt saab toimida ainult siis, kui kõik on nõus ja kõigile meeldib. Nii, ja nüüd kirjutab meile Sten. Sten, sina võiksid praegu meile hoopis sisse helistada, aga ennem kui sina oled enda kirja ära küsinud, meie käest siis kirja kirjutanud, on veel meil tulnud siia küsimusi. Martin 25 Tartust ja kirja on järgmine. Miks naised tahavad, et neil on alati õigus? Eriti arvestades fakti, et tal ju ei ole õigus. Kodurahu huvides pean selle õiguse talle andma, aga kaua see suhe ilmselt nii kaua vastu ei pea. Närvid on tihti pingul. Kas see kiiks kaob ajaga või pean sellega leppima? Noh, nii. et paari suhtes on väga palju just sellist asja, et inimesed nagu vahetavad nagu tundeid sellisel tasandil, et mina tunnen, mis sina tunned ja ma arvan, mis sa tunned ja tema käitub niimoodi, nagu ta arvab, et mina tunnen ja selline vahetus tegelikult segab inimesi päriselt tundmast, mis nad ise tunnevad, et kui ta pidevalt on mures teise inimese tunnete ja olukorra pärast, siis inimesed ei saa aru, mis nad ise tunnevad ja neil jääbki see osa kaotsi ja see on üks väga suurtest probleemidest, mille pärast inimesed tulevad üldse terapeudi juurde, et neil on selline tunnete diffusioon ühe küljest teise külge, et tegelikult on hea siinkohal alati endalt küsida, et kas see on minu mure, kuidas tema ennast tunneb, et teine inimene saab alati öelda, et ära tee või lõpeta ja kogu lugu.
et igaüks nagu seisab enda eest ja oma tunnete eest vastutab ise. Nii, aga võtame nüüd järgmise küsimuse siis. Kas suhe on põhimõtteliselt otsakorral, kui üks päev avastad, et omavahelisteks jututeemadeks on vaid töö, majapidamine ja lapsed? Küsib meilt Mari seda. Maris küsib meilt siis intiimsuse kohta põhimõtteliselt, et inimeste vahelistes suhetes on intiimsus üks väga tähtis teema. See algab selline nagu naabrinainuse tasandiga saad rääkida, et noh, kuidas su kapsad kasvavad, eks ju, vihma pole täna tulnud, et kui paari suhtes ja inimeste vahel on sellisel tasandil ainult suhtlemine, et siis seal võiks öelda, et puudub intiimsus, et alati saab sealt edasi minna ja intiimsusel mina ühte raamatut olen lugenud ja selle järgi ka katsunud õpetada teisi, et on 7 tasandit ja see, millest teie räägite, on alles esimene ja teine. Et kui sealt edasi minna, siis inimeste vahel saab rääkida tunnetest ja saab siis nagu sellel tasandil üldse midagi teha. Et kui te sealt kaugemale ei jõua, ma arvan, teil hakkab igav varsti. Suhe lõpeb ära. Aga täpselt nüüd jõuamegi edasi järgmise küsimuseni, et kuidas siis vältida seda rutiini sattumist? No rutiin on suhetes üks väga kummaline asi, kui ma mõtlen seksisuhteid rutiini koha pealt, siis inimesed tegelikult pikaajaliselt seksivad hästi rutiinselt, sest see on turvaline ja rutiin on inimestele väga turvaline, et see sisendab sellist kindlust, alati on nii olnud ja muutuste tegemine on ikkagi suhetes raske. Muutuse tegemiseks alati, kui sa tekitad muutuse, siis see viib suhte kuidagi mingisse teise olukorda. See on natukene vähem turvaline, sellepärast, et kui seksiski üks partner ütleb, et ma tahaks midagi muud, siis teine võtab siis kohe niimoodi, et aga mis siis sellel, kuidas mina olen viga on. Ja kohe on natuke imelik, et issand, kas ma ei meeldi talle enam, kas ta tahaks kedagi teist äkki. Et see on nagu võib-olla mingi murdosa sekundit selline mõte, aga inimesed on rohkem kohe ärevil. Aga kuidas partnerid saaks siis suunata või midagi teha, et ta ei tunneks seda nii-öelda tunnet, et ma nüüd olen midagi valesti teinud? No tegelikult ikkagi peaks mitte rutiinselt käituma, et selline muutus värskendabki just nimelt elu. Et isegi kui ma räägin ainult seksist, sest ma olen seksterapeut, kui seksitakse nii, et üks on paremal ja teine on vasakul ja kogu aeg ühtemoodi mees alustab vasaku käega naise parema rinna selitamist, eks ju, ja et isegi kui pooled vahetatakse, katsuge parema käega vasakut rindaga silitada. Aga see on tänapäeval, kuidas te olete kokku puutunud nende erinevate probleemide, kui teie poole on pöördutud, mis on need kõige suuremad probleemid just seksi puhul ja see, et see on muutunud üksluiseks? Mis te ütlete nende inimestel? No siis tulebki tähendab rääkida nagu sisuliselt, mis see rutiin siis nendele tähendab ja kuidas see nendele mõjub, eks ju, et rutiin siiski oma turvalisusega aitab, eks ju, inimestel olla ja aga ta nagu limiteerib, eks ju, et me saame alati laiendada ennast, teha mingeid uusi asju. Et see on alati võimalik, et aga põhimõtteliselt pöördutakse ikka suuremate probleemidega kui rutiini lahendamine, et seksi puhul ikkagi see, mis siin varemgi üks noormees küsis, et kui naine ei soovi seksi ja et kui mees ei soovi seksi, et need on või ei jõuta orgasmini ja erektsioonihäired ja sellised tõsised asjad. Mees ei taha, kui tavaliselt on ikka just see, et nii palju, kui on kuuldud, loetud erinevalt, siis ikka naine on see, kes on oma peavaluga või miskit on viga, eks ju. Ja mees on just see aktiivsem pool. Kui palju neid mehi siis on, kes tõesti ütlevad oma naisele, et ei. Kallis, mul pea valutab, et täna ei saa. Aga siin on nagu ka küllaltki komplitseeritud, et tegelikult mehed pöörduvad nagu sagedamini üldse selle küsimusega, sest et seks on nendele tähtsam. Mees ja naine on 2 täiesti erinevat anatoomilist süsteemi ka, et seal on väga palju erinevusi, et meeste ajus on aktiivsed täiesti teised piirkonnad
kui seksist juttu tuleb. Ja piltlikult öeldes võiks nii öelda, et mehel on siin otsa ees niimoodi põlevad tuled, neontuled, seks peaaegu 24 tundi päevas. Vananedes tuled pisut tuhmuvad, aga üldiselt ikkagi on nad kogu aeg erksad. Naisel on seksi najus siin taga mingi väikene osa, siin ees on, et millised kingad naabril olid, kust ta need said, huvitav, läheb hästi minu kleidiga kokku. Eks see täiesti teised asjad ja et kuna meestele on seks tähtis, seetõttu nad pöörduvad rohkem ja ütleme, naised saavad seksida ka natukene suhkides. Nad saavad ju vastu tulla soovidele. See ei ole nii ilmselgelt nähtav, kui ta ei soovi ja naised tulevad tihti vastu mehele, et nad nagu peavad seda oluliseks ja seal on need hirmud, et kui mina ei ole nõus, et kuidas siis suhe edasi läheb ja et seda saab niimoodi teha. Ja nüüd me jõuamegi sinna maani, et kuidas siis mees ja naine pikaajaliselt koos olles peaksid kokkuvõtvalt käituma ja me teame nüüd, et seks on väga oluline pikaajalise suhte juures, eks ju. Et kuidas siis nad teineteisele vastu võiksid tulla, nii et oleks kompromiss ja kõik oleksid õnnelikult ja kaua koos? Oota, sa küsisid praegu seksi kohta? Ja seksi kohta pikaajalise suhte juures, jaa. Kus see on raske ütelda, aga ma arvan, et pikaajalises suhtes ikkagi inimesed peavad tegema neid asju, mida nad peavad õigeks ise, et seda teesklust ei saa teha aastakümneid, eks ju, et olla meele järgi kellelegi, et see ruineerib väga ära ja et see ei meeldi inimestele, et nad lõpuks on neil täielik siiber mingi teise näo tegemiseks, et nad tahavad ükskord olla nad päris ise ja siis nad ütlevad, kuidas on, et tuleb nagu vaeva näha üksteise huvide ja soovide kokkupanemises ja et see ei olegi nii väga lihtne, et muinasjutud lõpevad alati sellega, et kui inimesed saavad kokku, eks ju, elavad elu lõpuni õnnelikult, aga ei ole niimoodi, kahjuks peab kogu aeg midagi tegema, et meil on natukene ettekujutus, et kõik sujub, eks ju, iseenesest ja läheb jube hästi, aga peab vaeva nägema, peab teise soovidega arvestama, peab tore olema, ise ka omalt poolt andma. Positiivne tundub. Jah. Nii, meil on tulnud veel siia üks kiri ja mul on selle ette, nüüd tuleb jälle väikene teemamuutus ja Maarja kirjutab meile 28-aastane Sauelt. Ajab närvi, olen lastega kodus, mehel pole muud kui ainult trenn. Mina olen loobunud kõigest, olen ainult kodu jaoks, teen süüa, koristan, olen lapsega, mees pole loobunud milleski, 3 korda nädalas trenn, 1-2 korda nädalas sõbrad, tunnen, et mina olen tagaplaanil ja kõik kohustused on minu kanda. Aga mis ta küsib? Kuidas te... Ei teagi, teda ajab kõik närvi, tundub, et kõik ajab närvi. Üldse perekonnas, kui on väikesed lapsed ja noored inimesed tõenäoliselt, siis see kõik ongi paarisuhte koha pealt väga kriitiline periood elus, et on tekkinud suur muutus laste näol, eks ju, kui inimesed olid alguses kahekesi koos ja nad said pühenduda ainult üksteisele. Mees oli alati tähelepanu, naise tähelepanu keskpunktis, nüüd on lapsed, eks ju, ta on nagu kõrvale natukene jäetud ja siin on, kui mingisugust nõu üldse anda, ikkagi leida see ühisosa, mis perekonnal on, eks ju, et tuleb teha seda, mida naine soovib, võib-olla leida lapsehoidja ja minna koos trenni ja et teha asju koos, et nii nagu perekond sõnajalg. Keetke süüa koos, pange üksteisele natukene toitud suhu, minge jalutage õues ja et kui tehakse perekonnaga koos, kui on lapsi, eks ju, rohkem, et see on ka väga oluline perekonnale, aga väga tähtis on olla ka mees ja naine omavahel koos kui paar, kui partnerid. Naise jaoks on tähtis, et ta saaks rääkida. Mehe jaoks on tähtis, et saaks koos midagi teha. Et kui alustada mehe vajadustest, siis võiks koos mehega trenni minna ja pärast seda kohvikusse juttu rääkima. Siis on perekond saanud nagu koos teha mõlemale niisuguseid meelepäraseid asju. Et peab oma vajadusi nagu väga selgelt nagu ütlema, et mida sa soovid teise käest, et ega selline lausvingumine ei meeldi kellegile, et see rahulolematuse näitamine, et väga tähtis on, kuidas inimene saab aru, mis vajadus tal on, et kui ütleks nii, et mida selle mehe käest tahad? Küsida otse. Jah. On ju? Jah.
Nii, meil on tulnud järgmine kiri. Päris pikk on see, loen ette. Olen 40-ndates naine, pikaajalises suhtes, 7 aastat endast noorema mehega. Omavaheline läbisaamine on super. Esimesed 5 aastat toimis suhe kaugsuhtena, kuid siis tundus, et enam nii ei suuda. Kõik see ootamine, igatsemine, need lahkumised olid nii rasked. Otsustasin siis kolida temaga ühte linna, aga mitte tema juurde, sest tema elas koos vanematega. Üürisin endale korteri, siis aga osteti koos vanematega maja ja mu meessõber kutsus mind sinna elama. Mina ka keeldusin, sest ämm pluss mini ja sellest ei tule kunagi midagi head. Pealegi on ämmu suhtes vaenulik, sest ma ei ole ju ta pojale sobiv partii. Olen lesk ja mul on täiskasvanud laps. Nüüd elame siis ühes linnas, aga ikkagi nii nimetatud visiitsuhtes, mis teeb muidugi meele kurvaks. Tahaks ju nii palju koos olla kui vähegi võimalik. Kas te näete siin mingit võimalust lahenduseks? Kuidas võib selline olukord mõjutada meie omavahelist läbisaamist? Ette tänades Leida. No täna Leida, et sa kirjutasid, et see on selline probleem, mis tõesti ämm on suur probleem elus. Et see on selge. Aga et kui teie suhe siiski on nüüd igasugustele muutustele vaatamata kestnud, et mis mul esimesena pähe tuli, võib-olla te võiksite sinu korteris elada hoopiski, eks ju, ja ikkagi luua enda elu või luua oma kodu kuskil, et see ei pea olema vanematega koos. Et tegelikult kui poeg elab emaga, et seal on teoreetiliselt võimalik, et see ema-poja suhe ei ole nagu normaalselt ema ei ole poega lahti lasknud ja poeg ei ole ära läinud ja siis ta jääb niimoodi nagu piltlikult 2 naise vahele niimoodi 2 tooli peal istuma, et ta ei pühendu ei ühele ei teisele, et sellest tõenäoliselt ongi teie elus ka palju probleeme olnud, et ta vahetevahel võib-olla sageli ja võib-olla alati valib ema enne teid, et olla teine naine on päris raske. Misi on paksem kui... Ja vaid ma ei oska öelda, aga ma ei tea, kuidas teil on, aga võib-olla, eks ju. Aga suhet saab ikkagi hoida vaatamata sellele, mis siin ümber on, et teie vaheline suhe, et te saate seda luua ja ühised eesmärgid on need, kui te leiate näiteks ühiseid unistusi, inimestel on ju hästi toetav on, kui mõlemad aitavad teise unistusi ellu viia. Võib-olla on sinul unistus väike omaette kodu. Võib-olla, kui sa küsid ja leiad ridade vahelt, võib-olla sinu mehel on ka omaette kodu unistus, nii et te saate selle ellu viia. Aga vahepeal tänan vaatajaid aktiivse osavõtu eest. Kohe loeme ette ühe hästi pikka kirja, vaatame, kuidas me saame tema muret lahendada, aga helistage meile sisse Skype'iga siia stuudiosse, kasutaja nimi Teine Ekraan või kirjutage oma küsimuse aadressile stuudio@teineekraan.ee. Nii, ja järgmine kiri on selline. Tere, mina sooviksin vastust järgnevatele küsimustele. Nimelt olen olnud koos hetke elukaaslasega juba üle 2 aasta. Varem elasime koos 24/7 alates kohtumisest ja kõik klappis. Klappib siiani, aga hetkel on olukord selline, et oleme sunnitud olema töö-kooli kohustuste tõttu nädalasest lahus. Kohtume reedest pühapäevani. Ütlen veel, et ta on 25-aastane Tallinnast, Tauno. Mees kirjutab ja isiklikult mind häirib see, et tüdrukul on tekkinud palju meestuttavaid, sest tema erialal ongi ainult mehed, ainult mõni üksik neiu koos temaga. Kuigi tüdruk on väga hoolitsev ja nii edasi, siis mind häiribki sisimas see, et rohkem tähelepanu saavad teised kui mina. Ma ei taha olla pealetükkiv ja üldiselt olen ainult läbi lillede sellele vihjanud. Tülisid ja vaidlusi pole, aeg-ajalt lihtsalt hakkan ise tujutsema ja solvun selliste asjade peale, kui mõni mees talle helistab või temaga nalja viskab. Iseenesest, kas peaksin võtma rahulikult või kuidas? Mida peaksin tegema, et vältida neid tujumuutusi, sest tegelikult... Loeks küsimused ükshaaval. Ja võtame järjest siis. Tauno 25 Tallinnast. Nii. Kas ta peaks olema rahulik, on ta esimene küsimus? Et... Ma arvan, 2 inimese elus on niimoodi, et kumbki ei suuda nagu
rahuldada teise inimese kõiki vajadusi, et eks ju inimesel on mingid sotsiaalsed vajadused, tal on sõprade vajadus, keegi, kellega ta koos teeb, ütleme mingit sporti või käib kalal, teise sõbraga ta räägib filosoofiast, kolmandaga ta teeb midagi muud, kuidas käivad koos lastega matkamas, et siin on nii, et kui teil on suhe, siis sellel inimesel on raudselt mingid vajadused, mida ta saab teiste inimestega koos, mida ta vajab. Ja kui te sellest räägite, et ma saan aru praegu su küsimusest, et sa oled tundnud ennast ebakindlana selles suhtes, et kas sa ikkagi oled talle nii armas, kui ta väidab, et teil on suhe praegu alguses, et suhetes on nii, et ütleme, kuni 2 aastani inimesed õljuvad armumise pilvedes ja ajus on täiesti teine keemia, et te olete praegu sellises muutumise faasis, kus armastus peaks üle minema kiindumussuhteks ja see kiindumussuhe nõuab seda või mitte ei nõua, aga see saab siis tekkida, kui inimesed hakkavad, eks ju, oma seda tõelisi soove ütlema ja tõelist palet justkui näitama, sest et enne nad on püüdnud meeldimise jaoks kõik teha, et nüüd sa näed äkki, et võib-olla see ei olegi üldse see inimene, kellesse sa armusid, aga siin on võimalus, eks ju, selle oma suhtega edasi minna nii, et alati ausus nagu selle koha pealt, mida sina tunned ja kui sa julged ütelda talle seda, et sa tunned ennast ebakindlana, on nagu kõige parem lahendus, et kui inimene näitab oma õrnu tundeid, oma haavatavust, eks ju, et ta ei tee nägu, et mul on see jumala ükstaskõik ja tujutsen, või tegelikult ma olen ebakindel sellepärast, et ma ei tea, kuidas meil on, et kas meie suhe on usalduslik. Ma loengi nüüd selle kirja lõpuni ka, et edasi läheb niimoodi, et mida peaksin tegema, et vältida neid tujumuutusi, sest tegelikult ma tean, et asi on ilmselt minus kinni. Sooviksin vastust siis üleüldse antud teemale. Tänan, Tauno. Noh, nii tõenäoliselt ongi, et sa eks ju näed ennast ja ei süüdista teist, eks ju, aga et mina usun rääkimise sisse, et kui inimesed seletavad üksteisele, räägivad, mis nad tunnevad ja kui sa oskaksid ütelda teisele inimesele, mida sa nagu vajad, et sa tunneksid ennast kindlamalt. Kas su sõber võiks oma sõpru sulle tutvustada kõiki, et kuidas sa tunned ennast kindlamalt, kas sa tahaksid, et ta helistaks sulle aeg-ajalt, kui ta on kodust ära, et ta ikkagi hoolib sinust ja armastab sind või kui sa oskad välja mõelda, mis sind aitab, et juba see, kui sa oskad seda küsida, on suur samm edasi. Aga nüüd me võiksimegi teha kokkuvõtvalt sellise asja, et mis on need nipid, mida teie just soovitaksite, et suhe püsiks pikaajaliselt hästi värske? Mis on nüüd nipid? No proovime. No vaatame, ei oska öelda ikkagi niimoodi kohe, et kohe midagi, et joo klaas vett ja kõik su elu läheb korda. Mida praegu peaks vaataja tegema, kui ta kõrval istub mees või naine, kellega ta on koosnud 15 aastat ja nüüd oleks kõik hästi värske? No saab olla ise väga kena, nagu ingliskeelses be nice, eks ju, et nagu pane tähele just seda, pane seda oma kõrval olevat inimest tähele, ütle talle hästi, mehed ootavad täpselt samamoodi, et nendele hästi öeldakse, et öeldakse ja näidatakse oma tundeid välja. Et ei ole nii, et 15 aastat tagasi 6. jaanuaril ma ütlesin sulle, et ma armastan sind küll rohkem sõnu ei raiska, eks ju, et sa pead teadma seda, et mehed nagu vahel ütlevad, et no ta ju teab seda, miks ma peaksin seda ütlema, aga et see on oluline, et näidata välja seda oma hoolimist puudutustega, inimestel on hästi tähtis, et nad puudutavad üksteist, et see lisab seda seotust ja lisab seda turvalisuse tunnet ja lisab mõnusat olemist ja teeb inimestel kohe parema enesetunde. Vererehuhaigetel langeb kohe vererõhk, kui nad hoiavad oma armsama käest kinni ja istuvad õlgõla kõrval. Et näidata välja oma hoolimist, küsida teise käest, kuidas tal läheb, väga lihtne nipp, kui te iga päev kokku saate, kallistage, küsige, istuge maha korraks, küsige, kuidas päev on läinud, kuulata,
kuulata on muidugi paarisuhte kõige tähtsam, põhiline, kõik tahaks rääkida, mina ka räägin väga hoolega, aga kuulata, käed puusa ja aga see, et sa kuuled, mis teine ütleb ja mida sa mõistad, mida see tähendab, mida ta on nagu mõelnud sellega ja annad selle märku sellest, et mingit imenippi ei ole, aga ma arvan, need asjad, mis ma praegu ütlesin, võiks küll olla. Aga Mare, suur aitäh. Ma loodan, et kõik vaatajad said enda küsimustele vastused. Aitäh, kes te meiega ühendust võtsite. Tänaseks teine ekraan nüüd lõpetab. Kui teid huvitab, millised on meie järgmised teemad, siis minge aadressile www.teineekran.ee. Ilusat õhtut!